Loti lossis tähistati jõule. Kuningas Artur ja tema rüütlid olid kogunenud uhkele pidusöögile. Kaminais põles tuli ning lauad ägasid roogade raskuse all. Kõik rüütlid ja nende daamid naersid ja viskasid nalja. Järsku paiskus saali uks lahti ning sisse ratsutas tohutu suur rüütel, kel oli seljas roheline turvis. Rüütli silmad hõõgusid kui smaragdid. Tema habe oli kui okasraagude ja lehtede sasipundar. Isegi tema hobuse lakk oli samblakarva roheline. Käes oli tal kummalisest rohelisest metallist valmistatud terav kirves, mis oli peaaegu sama suur kui ta ise. Kirve varre ümber eretasid astelpõõsamarjad. Kuningas Artur ja ta rüütlid vakatasid. Võõras rüütel sõnas: kutsun ühe teist minuga võitlema, elu ja surma peale. Teile kuulub esimene löök. Seejärel peate lubama, et minul on võimalik vastu lüüa. Kas mõni teiesuguste habemete poisikeste seast on minuga võitlemiseks küllalt vapper? Arturi rüütlitest vapram oli Sir Gawain. Ta tõusis püsti. Mina võtan väljakutse vastu, ütles ta. Roheline rüütel hüppas ratsu seljast maha. Sir Gawain ägas talle mõõgaga ja rohelise rüütli pea kukkus põrandale. Ent rohelist rüütlit kaitses võlujõud ning selle asemel, et pikali kukkuda, korjas ta oma pea rahulikult maast üles. Luba, et 1 aasta ja 1 päeva pärast, sõnas pea. Otsid sa mind üles rohelisest kabelist. Tee sinna leiad sa vaid siis, kui ei käi selle ajal jahil ega tapa kedagi. Siis on minu kord lüüa. Sir Gawain lubas, et täidab rohelise rüütli soovi. Roheline rüütel hüppas hobuse selga ning lahkus pead käes hoides kabjaplagina saatel lossist. Pean rohelise kabeli üles leidma, ütles Sir Gawain. Samuti pean ma rohelisel rüütlil laskma end kirvega lüüa. Nii tapab ta sind ju ära, ütles kuningas Artur. Mees sõnast, ärgas arvest, sõnas Sir Gawain kurvalt. Rüütel peab alati oma sõna. Rohelisest kabelist polnud ka Lotis mitte keegi kuulnud. Nõnda ratsutas Sir Gawain kabelit otsides terve kevade ja suve mööda Inglismaad. Kui lehed puudel juba langema hakkasid, juhtus Sir Gawain ratsutama ühte vanasse ja süngesse metsa. Noel päevil hulkus metsades palju hirmsaid ja verejanulisi elukaid. Sir Gawain pidi eemale pelletama rohelisi väendlohesid, kes pesitsesid puujuurte vahel. Ta pidi hunte tulega hirmutama. Ta pidi tõrjuma isegi laane metsmehi, kes olid poolenisti puud ja poolenisti metsamehed. Ent ta ei küttinud ega tapnud ühtegi metslooma, sest ta teadis, et vastasel korral ei pääse ta kunagi rohelisse kabelisse. Pärast rohkeid seiklusi jõudis Sir Gawain keset laant asuva ilusa äärperi juurde. Talle avas ukse sõbralik punapõskne mees. Sir Gawain küsis mehelt, kas too oli kunagi kuulnud rohelisest kabelist. Minu nimi on Sir Pertilak, vastas mees. Roheline kabel on üsna siin lähedal. Jää aasta lõpuni meie juurde. Tasuks palun ainult seda, et sa minuga jahile tuleksid. Sir Pertilaki naine oli imekaunis daam. Tooge mulle hirv, Sir Gawain, ning tõestage, et olete maa parim rüütel, ütles ta. Nõnda läks Sir Gawain järgmisel päeval Sir Pertilakiga jahile. Sir Gawain nägi imeelusat hirve, ent ta teadis, et ei tohi hirve tappa, kuna siis ei pääse ta kunagi rohelisse kabelisse. Ta teeskles, et paneb nooli valmis ning hirv silkas minema. Tooge mulle metsiga, ütles Sir Pertilaki naine järgmisel päeval. Tol päeval kohtus Sir Gawain tohutu suure metsseaga. See ründas teda oma surma toovate kihvadega, ent Sir Gawain tõrjus ta lapiti mõõgahoopidega eemale ning siga jooksis sügavale metsa. Metsas on üks punane rebane, ütles Sir Pertilaki naine 3. päeval. See, kes kannab rebase nahka, ei pea kirvehoope kartma. Sir Pertilak ja Sir Gawain sattusid metsas rebasele peale,
kui see parajasti lombi ääres jõi. Seekord sihtis söör Gawain rebast ning lasi noole kogemata tema suunas lendu, aga väle rebane lipsas minema. Järgmisel päeval täitus 1 aasta ja 1 päev Gawaini lubadusest. Ta ratsutas rohelise kabeli juurde ning leidis eest luuderohtu kasvanud kõrge kaljuseina. Söör Gawain pani käe vastu kivi. Sein avanes ja lasi tal sisse astuda. Roheline kabel oli tegelikult koobas, mis asus sügaval maa all. Selle seinu katsid puujuured ja helkivad smaragdid. Roheline rüütel juba ootas söör Gawaini. Tema pea oli jälle õlgadel. Pane pea sellele kivile, kõmistas roheline rüütel. Ning mina annan oma hoobi. Söör Gawain laskus värisedes põlvili ning pani pea külmale kivile. Roheline rüütel lasi kirvel langeda täpselt söör Gawaini kaelale. Kehv löök, tähendas roheline rüütel. Las ma proovin uuesti. Ta lasi kirvel teist korda langeda ning peatas selle Gawaini kaela vastas. Viimane hoop, ütles roheline rüütel. Ning seekord ma tõesti löön. Roheline rüütel lasi kirvel langeda 3. korda. Kirves vaid riivas söör Gawaini kaela, nii et sinna jäi pisitillukene kriim. Sa oled mind löönud ja kokkulepe on täidetud, hüüdis söör Gawain. Võitleme nüüd nagu mehed, ta paljastas mõõga. Ent roheline rüütel naeris. Ma olen ju söör Pertilak, teatas ta. Või täpsemalt, tema on mina. Olen Võlumetsa valvur. Otsustasin sinu usaldusväärsuse proovile panna ja vaadata, kas sa annad järele kiusatusele jahtida mu hinnalisi metsloomi. Esimesel ja teisel korral sa ei jahtinud. 3. korral aga lasid noole mu rebase suunas lendu. Seepärast puudutaski kirves 3. korral su kaela. Ent sa oled tõestanud, et oled hea mees. Sa ei murdnud oma lubadust, ehkki arvasid, et see tähendab kindlat surma. Arturi rüütlid on tõepoolest kõige vapramad kogu maal. Söör Gawain ratsutas koju. Ikka veel imestunud, et on elus. Kui ta oma seiklustest kuningas Arturile ja tema rüütlitele jutustas, otsustasid nad kõik hakata kandma rohelisi linte, et mitte unustada söör Gawaini vaprust ja rohelise rüütli lugu.